Suur derbi ees ootamas, aga koondise paus on meil selja taga. Kuidas see läks? See on tihtipeale tippklubide jaoks natukene keeruline, sest päris paljud mängijad on koondise juures. No ega niigi läks, et meil olid päris palju mängijad erinevates koondistes ja paljudel läks paremini. Nad võitsid U19 ja A-koondis võitsid oma palturniirid. Ma arvan, U21 mängis ka 2 väga head mängu hea vastastega, et kõik said mänguaega, et selles suhtes ühest küljest on väga hea, suur rõõm, et nii palju mängijad esindavad koondist. Samas kindlasti see annab tunda, et põhimõtteliselt 10 päeva jooksul olime siin natuke väiksemas seltskonnas ja otse tuleb mäng, et põhimõtteliselt täna võib olla see esimene päev, kus tõesti nagu terve meeskond on koos väljakul. Aga nagu sa ütlesid, emotsioonid head, võtame kas või Toni Varjundi näiteks, esimesed mängud A-koondises, esimene värav kohe, et paljud poisid tulevad väga hea emotsiooni pealt, see võiks ju kanduda klubisse ka edasi. Kindlasti me ka loodame ka sellele, et see, et neil koondiste pausidel need mängijad on ära, et sellega oleme enam-vähem arvestanud, et selle nimel ka teeme tööd lõppkokkuvõttes ja et kõige tähtsamad füüsilised mängijad oleks taastunud. Ma arvan, et see oskuste ja tahtmise taha see midagi ei jää. Taastumine üks asi, aga mõni mees jäi ka koondise mängudest vigastuse tõttu eemale või pidi platsilt lahkuma. Kuidas Rauno Sappineni ja Sander Alamaa seis on? No pigem täna on kõik trennis ja suurema tõenäosusega kõik mänguks valmis, et homme siis otsustame. Korra olete juba mänginud Levadiaga sel hooajal. Millega neid üllatada annaks? Ma ei tea, kas neid on võimalik üllatada, et nii palju mänge on mängitud omavahel ja enam-vähem 11 teame päris hästi, aga kindlasti tahaks lihtsalt uskuda, et me oleme natuke paremas seisus kui võrreldes selle esimese mänguga ja siis suudame oma mängu rohkem suruma vastasele ja siis et ikka derbi oleks derbi vääriliseks. Hooaeg ikkagi esimeses pooles alles tabelisse väga palju ei vaadata, aga samas natukene siiski fakt on see, et kui peaks võitma Levadia, siis vahe on 12 punkti. Oled sa nõus, et teil on ikkagi natukene selg vastu seina? Selles suhtes, kas selg vastu seina, ma ei ütleks niimoodi, aga kindlasti vastane on seda distantsi läbis tunduvalt paremini kui kõik teised, ütleme niimoodi, et ega me ei ole ainukesed, kes oleme siin tagaja rollis ja lõppkokkuvõttes kõik on võimalik, et jah, kindlasti kaotuse korral, et see vahe lähebki suuremaks ja see Levadia elu muutub natuke kergemaks, aga kindlasti üritame teha kõik selleks, et ikka punktid jääks enda kodus. Eelmisest aastast mäletame, et motiveerimine töötas päris hästi, teinekord nii, et kriitika sai kuskile seinale. Eelmise mängu tulemus teie jaoks ei olnud hea, kas see on ka ekstra asi, mida saab meeskonna motiveerimiseks praegu kasutada või kui palju sa seda teinud oled? Ma arvan, ega siin väga nagu meelde tuletada ei ole vaja, sest täpselt Levadiaga oli see aasta üks mäng, see oli kaotatud ja kõik, ma arvan, sellest mäletavad, aga ma arvan, see üleüldine nagu reaktsioon peale selle kaotuse oli positiivne ja et ma arvan, et me arvestasime ka, et me muutume natuke paremaks selle ajaga ja nüüd lihtsalt see on jälle see uus katse, üks tõestamiskoht, kus nagu kontrollida, kus me oleme ja mis seisus me oleme.